See on Toompea malevkonna liikmete annetustega ostetud Rootsi väliköök. See võimaldab toitlustada 250 inimest. Põhimõtteliselt on selle seadmega võimalik ka veereda mingisuguse tsiviilkriisi olukorras kohta, kus inimesed vajavad abi, sooja vett, kohvi, teed ja lihtsalt suppi. Selleks on vaja ikkagi Mercedese suuremat veokit, mille kastis on siis selline tehniline ladu, kus siis me hoiame küttepuid, kamovõrkusid, elektrikaableid, generaatoreid ja euroaluseid, mis on vajalik siis nõudepesu ja mingisuguste muude tehniliste toimingute läbiviimiseks. Ja seadme toetamiseks vajame me vett, milleks on siis köögli haagis, mida siis unimoog veab, ja selleks, et ka toit oleks värske, oleks meil vaja külmkappi kaasas vedada. Kui see köök välja sõidaks, siis kolonn koosneks 3 veokist ja 3 haagisest. Ja seda teenindaks siis vastavalt 3 autojuhti. Vaja oleks ka vähemalt 4 kokka. Praegult te näete seadet ilma küljekateteta, sest et ilm on palav ja oleme administratiivses laagris, sellise varjamise järele ei ole vajadust, aga kui me paneme küljed kinni, ei pääse sealt valgust läbi ja kamuflaaži peale, oleme ka paljale silmale vähemalt metsasel maastikul väga raskesti märgatavad. Ja me suudame kiiresti ja ohutult selle söögi valmis teha ükskõik millise ilmaga, ükskõik millistes tingimustes. Et ei pea sumpama mudas, toidu saab puhtalt välja jagada. See on hästi oluline, et hoida meeste tervist ja valmistada head toitu. No kõige tähtsamad asjad on 2 Rootsi katelt, mis seal sees on. Ja igasse katlasse läheb siis 4 katlapotti. Et põhimõtteliselt on nii, et ühest sellest katlapotist peaks saama, ütleme, kui suppi teha, siis 100 inimesele. Kui hästi pingutada, siis saab natuke rohkem kala kui 100. Me oleme teinud ka nii, et ongi igas potis on mingi omaette söök, et näiteks on kartulipudru ja kapsad ja kaste ja et me ikka üritame teha erinevaid sööke. Et makaronid, tatar, riis, erinevad niimoodi, et varieeruda, et millega me siis neid teeme erinevad ja erinevate lisanditega annab teha väga erinevaid sööke. Et need lauad saab ilusti paigutada niimoodi, et me saame seal ette valmistada ja kõik asjad teha seal sees. Ja muidugi seal üleval on ka nende tarvikute kappide peal on töötasapind olemas, et seal saab neid ettevalmistusi teha. Üks sein on siis täis nii-öelda, siis seal on eraldi ära jagatud, igal kapil on oma eesmärk, mis kuskil kapis on, et näiteks on seal ühes kapis on meil siis kõik, mis puudutab katelt, et seal on katlakivid ja katla hooldus nagu vahendid on seal ja siis näiteks süütetabletid, et hea oleks tuld alustada ja siis on meil tarvikute kapp seal kõrval, kus on siis sees kõik noad, kahvlid, kulbid ja lõikelauad ja kõik, mis on siis sellised tarvikud, mis on vaja siis selleks, et ette valmistada seda sööki. Kui väljas on 200 meest ja 199 ütleb, et see on nende elu parim hetk, et kui nad on saanud meie kokkade valmistatud sööki, siis see teeb tuju väga heaks, isegi siis, kui sa ei ole oma enda kätt selle toidu valmistamise külge pannud.